kolmas kord juba täna näeme ässasi, teist korda on see Marius Moreli kätes need ässad. Vaatame, kas mehel õnnestub ka väljut siin saada, tõstab 5500 peale. No Magnus Big Blindil võiks kaitsta, 9-2 on üks nendest suited kombinatsioonidest, mis väga ei kutsu kaitsma. Küll aga iga suited käsi, kui on anted mängus, on potentsiaalne koolimise koht ühe tõste vastu, ühe vastase vastu ja no Magnus on minuga selles mõttes päri, koolib selle 9-2-ga ära. Nagu me näeme, 9-2-l on täpselt sama palju brieflop ootsi võite kui näiteks pocket queenidel ässade vastu. Ja tabab siin flopil küll, et piisavalt palju, et vähemalt ühe Mariuse beti küll ära maksta. Bottom paar, backdoor ristid. Seega, kui Marius siin ilmselt mingisuguse 5000 jätkupanuse paneb või isegi väiksema 4000 jätkupanuse paneb, siis siin on, ma arvan, et call on kindlasti väljas küsimuse alt, et pigem tuleb siit, kas õigemini fold on väljas küsimuse alt, et call või tuleb siit isegi raise juba siin flopil, kuival flopil. Käega, et kui Magnus peaks saama siin turnil 2 paari või kolmiku, sest see on ülimalt peidetud 2 paari ja kolmik, mille peale teda panna. Lisaks on siin veel jooksvad ristid ja täpselt nii Magnus teebki. Magnus check raisib siin flopil kohe. Marius ei karda seda check raisi muuses. Marius, teab, et ta kaotab siin emand 2 suited, emand 7 stiilis kätele. Kumbki neist liiga tihti, eriti emand 7 ei taha siin check raisida, blokkides vastase väljut kohe flopil väga tihti. Pocket 2 ja võib-olla pocket 7. Aga üldjoontes on Marius siin praegu väga rahul selle reisi vastu, et ei karda ta siin midagi, aga teades, et selleks, et võimalikult suure tõenäosusega ees olles raha sisse saada, siis on vaja koolida. Sest kui ta nüüd ise läheks all in ja vastane kooliks, siis on tõenäolisem, et Magnusel just need tugevamad käed on. Aga kui ta lihtsalt koolib seda Magnuse tõstet, siis ta hoiab kõik Magnuse bluffid ka sees ja nagu me näeme, neid bluffe on oma jagu, kui juba 9-2 ristid sinna mahuvad. Risti kuningas teeb asja väga põnevaks siin turnil, annab selle ühe nendest jooksvatest kaartidest Magnusele aute juurde, et kui flopil oli 1%, siis nüüd see on kasvanud 33% peale. Mitte siin nagu 1%, vaid mingi kindel number, mis tal flopil oligi, mingi 19 või midagi siukest, otseselt ei pannud tähele ka. Aga jah, et see on üks nendest vähestest olukordadest, kus Marius pigem, kuigi vastane on esindanud tugevat kätt, siis Marius pigem mõtleb Vegasele ja Mirage'ile kui millelegi muule, et Marius peaks tundma ennast siin ässadega endiselt ülimugavalt. Risti ässa käes hoides on muidugi natukene kahtlasem, et võib-olla üks osa Magnuse bluffidest on selline turnitud nut flush draw a la S10 ristid siilis käsi, aga kuna Mariusel on risti äss endal käes, siis see bluffi range läheb Magnuselt välja. Et millega nüüd Magnus nii agressiivselt siin panustab? Eman poiss ristid võib-olla võtab maha, võib-olla jätkab agressiivset panustamist. No 2-9, 2x risti käes, mingi poiss 2 risti stiilis käsi, nagu me näeme 9-2 ristid. Marius jällegi lihtsalt koolib. Huvitav, et Marius siin ei tahtnud all inni minna. Oi, kui valus. No siin turnil oleks võinud Marius muidugi minna selle viimased 20 000 all inni veitsa kaitsta enda equityt juhul, kui Magnusel on mingi poiss 10 stiilist käsi, mis poiss 10 ruutut näiteks. Aga Magnus tabab riverisse poti 2 ja poti 2 on Mariuse jaoks maailma kõige ohutum kaart. Ei pane ta Magnus siin 2 peale, muudab palju vähem tõenäoliseks, et Magnusel oli siin emand 2 suited pluss ainult üks kombinatsioon alles jääbki, on emand 2 ristid, mis on mingil määral võimalik, aga üks kombinatsioon. Ja kui Magnusel oligi näiteks emand 7, siis nüüd see emand 7 sai counterfeit Mariuse S2 ja ässade peale. Seega, kui Magnus siin all inni paneb ja mõnusalt võtab siin aega, kuigi 21 000 on Mariuse taga, Marius snap koolib. Snap koolib Marius selle beti ära ja saab ülimalt karmi uudise osaliseks, et Magnus bluffiski kogu see tee ja Marius ilusasti hoidis vastase bluffid sees, aga River päästis praegu Magnuse siin olukorras ära. No risti oleks ka aidanud, aga poti 2 oli kohe eriti ohutu siin Mariusele, aga tuli välja, et tegelikkuses see ohutu kaart oli hunt lambanahas.
nägi välja nagu väike armas lambuke, see poti 2, võib-olla siuke must lammas, natuke nagu lammas ikka, aga tuli välja, et tegelikkuses oli hunt ja järas Maarjuse turniiri elu kõri läbi. Nii et ei tule Maarjusele siin järjekordset Eesti meistritiitlit. See on käsiga oppadii, aga mida me siin näeme? Oi, siin võib actioniks minna. Sõbrad. Vaadake seda, Ivaril on mastirea tõmme, Igoril on overpair ja väga oluline overpair 8 näol ka. See on 8, risti 8 on näiteks see kaart, mida Ivar vajab mastireaks. Igatahes Aleksei G enda S-poisi foldib ära, aga Igor tundub, et on panustanud ja mina Ivari asemel enda 6-9 ristidega üritaks võimalikult kiiresti, võimalikult palju raha sisse ajada. Esiteks sellepärast, et kui vastased foldivad sinu tõste peale, siis on juba hästi, siis ei pea pihta saamagi. Ja nii sama arvab ka Ivar. Ja kui nad ei foldi sinu tõste peale, siis sul on aute küll ja veel, vahel on isegi 9 aut, 8 on kindlasti aut, risti võib ka aut olla. Ühesõnaga, risti on ka pigem aut, et Ivar tõstab siin kohe 85 000 peale. Igor maksab selle 50 000 tõste kinni. No poti 8 oleks ülimalt kõige hullumeelsem kaart, mis üldse siin tulla saaks. Aga no vaatame, poti 4 või 3 oleks ka äge kaart. Tuleb aga hoopis Ärtu 10, seisu ei muuda. Ivaril endiselt sama tõmme, Igoril endiselt sama paar. 245 000 on keskel, aga õhus on Eesti, tõus on suve. Õhus on 600 000 panka. Ivar läheb all inni, 191 000 semi-bluff, tema masti ja rea tõmbega. Igoril on 8, hakkame nüüd arutama, kas 8 on hea kaart siin all inni koolimiseks. Mida me piidime? Ilmselgelt piidime masti tõmbeid. Ala 2 ülekaarti ja masti tõmbed. Kui sellel masti tõmbel, mis flopil bluffis, oli ka 10 käes, no näiteks emad 10 ristid, siis meie 8 on peaaegu et surnud. Kas 8 on pigem hea kaart, millega koolida või me eelistaksime midagi muud? 8 on pigem ise arvaksin, et mängustrateegiliselt pigem halb kaart, sest me tahame, et meie vastane omaks 8, millega ta bluffib. Küll aga, kuna meil on punased 8, siis see nii suurt rolli ei mängi. Sellepärast, et me ikkagi ei bloki seda risti 8, mis on siin võtmekaart, mis tihti bluffida tahab. Punased 8, jah, 8 mängivad rolli, mingisugune 8, 6, 8, 9 on potentsiaalne käsi, mis võib niimoodi mängida. Aga nad mängivad vähem rolli, kui me tahame, aga Ivar näitab, et jõuga, lõuga ja jõulise mänguga on võimalik ka siin kätt stäkki kasvatada ja kasvatab seda 130 000 võrra, saab Igori parema käe pealt maha ja nii tugevat tõmmet tulebki nii efektiivselt mängida, ilus kohe vaadata, tore on kohe vaadata, ma ütlen teile. Ivar on aga tõstnud 25 000 peale ja Tanel, õigel hetkel, raskel hetkel on tulnud Tanelile appi 2 kauboid. Ja need 2 kauboid ütlevad, Tanel, haara mu käest, sa haara kinni mu käest ja sõidame taevasse. Sõidame taevasse, 102 000 tuleb siit all-in ära Tanelilt. Ja noh, Ivaril on muidugi siuke kahtlane, rahu. Ei ole siin Ivarist mingit juttu, sellepärast, et Karol on hoopis leidnud selja tagant veel omakorda S-emanda enda väikese stäkiga ja Tanelil ning Karolil on täpselt sama suur stäkk. No praktiliselt sama suur stäkk. Tanelil on 1000 chippi rohkem kui Karolil. 2 väikest stäkki on nüüd omavahel all-inni läinud ja me näeme, et Tanelil on 64%, kui Ivar ka kooliks. Kui Ivar foldib, siis need protsendid natukene siin muutuvad. Karolil on 1 ülekaart, tema enam enda nuppe tagasi võtta ei saa. Ivar siin pigem kaalub, et äkki saab 2 mängijat korraga välja võtta. 75 000 või 77 000 koolida, 252 000 on keskel. No mina Ivari asemel ei läheks. Puhtalt selle mõttes, jah, matemaatiliselt sa saad väga head potto otsid, aga kui ees sinu selja taga on all-in ja veel omakorda all-in, sinu kunn 8 on nii domineeritud. Sinu kunn 8 on selle range'i vastu nii domineeritud, et no, jah, kui sa teaksid, et vastastel on emandad ja poisid, siis läheks küll kunn 8-ga proovima. Ivar aga seda usku ei ole. Ivar ütleb, et jänes kaart ei mängi. Nii et Karol või Tanel siin 3-kordistavad enda stäki või Ivar võtab 2 mängijat korraga välja. 1 mees kukub välja, 1 mees
või 2 meest kukuvad välja ja 1 mees saab täielikult potti tagasi 8 kohe aknas, aga see ei ole see. No nii, Karol vajab jooksvaid ristisi või ässa. Ivar vajab 8 või Ruutut. Oi. Ruutu Riverisse 2 mängijat korraga välja. 10 vajab ka veel Karol või ässa ja tuleb risti 10 Riverisse. See kõige ootamatum kaart, mis tulla sai. Karol on hoopis see mees, kes siit võitjana välja tuleb sellest jaotusest. Ivaril oli võimalus suurem, Tanelil oli võimalus kõige suurem ja Karol kusagilt läbi ussi metsaraja leiab selle risti 10 Riverisse ja saab premeeritud. Ega ta ka midagi väga valesti ei teinud. Ivar, tõste 32 000 peale, S7-ga. Igor, pikalt vaikinud, oodanud oma hetke ja nüüd ärganud ellu nagu Draakula, et rünnata Ivari tõstet. Muidugi me oleme näinud ka Igorit S-kuningaga lihtsalt koolimas, isegi out of position selliseid tõsted, nii et in position võib siin vabalt ka samamoodi lihtsalt koole tulla S-kuniga. Aga ma ütlen, ärme ennusta kunagi, mida teeb Igor, laseme Igoril teha ja siis vaatame ja naudime. Igor tõstab 96 000 peale, ehk siis täpselt 3-kordselt üle Ivari tõste. Tuleb siit 3-96 ja no vaevalt, et Ivar siin teeb midagi muud enda S7-ga kui foldib. Ivar, ma arvan, et ma ennustan 15 sekundit, näeb, jätab väga pingsa mõtleja mulje ja siis foldib ära. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No kurat, mul ühel päeval peab see sekundite lugemine paika ka minema. No, mõtleb lihtsalt, jätab pingsa mõtleja mulje natuke kauem ja siis foldib ära. No miks me ütleme seda on sellepärast, et me näeme kaarte. Muidugi, alati on võimalus, et Ivar lihtsalt ei usu Igorit ja kühveldab siin 362 000 sisse. No way. No way, Joseph. Ei, ma väga vabandan, Ivar, anna mulle andeks. Sa oled jumal, kuigi sa valisid väga halva aja selleks. Ivar läks siiski ise all-inni 394 000. Igor koolib selle all-inni ära ja meil on päevapank, sõbrad. Meil on päevapott siin tekkimas 828 000 ja me oleme küsinud, kuidas Igor Pihela seda teeb. Kuidas ta saab enda vastased nii kehvas seisus raha sisse panema. Aga mis see loeb, kui flop on 4, 7, 10, 2 ruutuga ja Ivar tabab enda 7 ning Igoril on alles jäänud üks õnnetu poti kuningas, mis teda aitaks ja mida ei tule. Igor Pihela seenior on langenud turniirilt. Igor Pihela seenior on langenud turniirilt vähemalt väidetavalt. Kas Igoril jääb midagi alles ka, on minu küsimus. Meie graafika ütleb, et ei jää, aga Ivar teeb praegu sellise suckout'i, millele hinnasilti külge panna on peaaegu et võimatu. Mina panen sellele hinnasildi külge, tahate või 5000 eurot. Ma arvan, et see suckout oli praegu väärt keskmiselt umbes vähemalt 5000 eurot, kui mitte rohkem. Karl Martin. Nüüd on tema kord 9-3 offsudiga. Mis siin käib mingi, muidu oli mingisugune ilge, mingisugune nulli löömine ja keegi ei tahtnud mitte midagi mängida, visati kõik mukki ja nüüd on käib 6-2 all-innide panemine 9-3-ga 7 big blindi pealt, avamine 2,5 big blindi peale. Teine mängija 13 big blindiga pattonil koolib selle avangu veel. 45 000, täiesti lõbus ja pööranud. No kas tõsiselt, kas meil on siin väike mingi graafiline error või tõsiselt ka Karl Martin avab 45 000 peale 9-3 offsuidiga või? Tundub küll ja Igor koolib poiss 9-ga, domineerides Karl Martini 9-3. No nii,
140 000 on keskel ja tundub, et nüüd aitab, et sai siin nagu nititud küll mingisugune 5 tundi jutti. nüüd teeme huumorit. Kuningas 9-8. Mõlemad mängijad on nende 9-le pihta saanud. Kas tõesti saab siis 9-3 nüüd Karl Martinile saatuslikuks? Ei näe ma teda foldimas. 50 000, jätab pool raha alles. Igor Pihela ütleb 50 000 on vähe. 50 tonni on poisikestele. Ma olen all inni. Karl Martin koolib selle all inni ära. Ja Igor Pihela on Karl Martinit pikalt ees. Tuleb välja, et ei olnudki graafilist errorit. No nii, mis Karl Martinit aitab? Kuningas emand 8-3. Kuningas emand 8-3 ja siis plititakse see patt ära. Bravo, bravo. Pokkeri meisterklass. Hullu ei toimu. Algeril on S-poiss. Alger tõstab S-poisiga piisavalt, et Pihela all inni läheks. Me ei tea veel, mis Pihela käes on, aga siin võib olla ükskõik mida. No seekord on poiss 9, seekord ei tule kooli poiss 9-ga, vaid paneb pre-flop juba all inni poiss 9-ga. No tahaks eeldada, et Alger koolib selle all inni ära. 295 000. Arvestades, mida kõike me oleme näinud siin nüüd viimaste paari käe jooksul ja peale seda, kui Pihela selle 800 tonnise stacki või boti kaotas, me oleme näinud nii palju. Me oleme näinud Igorit mingisugune 6-7 korda all inni minemas, nii et ei näe maailma, kus Alger S-poisi seda informatsiooni omades suudaks foldida. Isegi kui me oleme siin finaallaua eel, no meie S-poiss peaks crashima Igor Pihelat, arvestades seda, mis me näinud oleme. Kui me jookseme siin mingi tugeva käe vastu, no siis juhtub. S juhtub, aga kool tuleb teha. Alger, sa oled suure energiaga. Kiidan seda energiat, õige kool, tuleb see kool ära. Karal vahepeal foldib, et on kuningas poisi ja nüüd on Igor hädas. Igor on hädas. Korra juba leidis ennast sellest olukorrast emand 9-ga ja siis leidis 29%, tegi lõpuks 100. Kas õnnestub see ühe korra veel teha või Alger lõpetab pulli ära ässaga flopil? Noh, actionit igatahes on. Igoril open-ended reatõmme vajab ta nüüd 8 või 9. 8 või 9, kuningas annaks Algerile parema rea, nii et 2 kaarti alles jäänud, 640 000 keskel ja Alger Pissarev võtab välja Igor Pihela ja korraliku panga saab ka endale siin finaallaua eel, väikene kingitus. Samas ei saa seda ka kingituseks nimetada. GG Igor Pihela.